hommikust, kallid kuulajad, et seltskond on väga kirev, meil on õdesid, meil on arste, meil on patsiente. Et sellepärast ma üritangi rääkida niimoodi, et kõik midagi põnevat siit teada saaksid. Nii, ja nagu juba öeldud, et mina olen veresoontekirurg ja sellest aastast ka doktorant, nii et uues rollis, mis on väga-väga põnev minu jaoks. Nii, ja hakkame siis pihta sellest, et mis on aort. Ilmselt tervishoiutöötajate jaoks on see väga tuttav sõna, teavad täpselt, mis asi see on, aga patsiendid, nende lähedased, et see on põhimõtteliselt üks suur toru, inimkeha kõige suurem veresoon, mis siis transpordib verd südamest igale poole mujale. Ja see toru siis algab põhimõtteliselt südamest, siin aordiklapid on siin ja siit hakkabki ta pihta, tulevad sellised harud, mis siis varustavad kus läheb veri siis kätele, pea suunas ja siis see suur toru hakkab siit allapoole tulema, ületab diafragma, see osa on siis nii-öelda rindkere osa, mis sinna ülespoole jääb, allapoole jääb kõhuordi osa. Ja kui me räägime aordi haigustest, siis kõige rohkem me räägime enamasti ikkagi kõhuordist, mis siis jaguneb suprarenaalseks, infrarenaalseks, ehk siis ülalpool, allpool neeruartereid. Et tegelikult see on oluline just sellest ravi aspektist. See, mis on ülalpool neeruartereid, on veel keerulisem, allpool neeruartereid natukene lihtsam. Ja aort siis lõpeb sellega, et jaguneb vasemaks paremaks ühisniude arteriks, mis siis viivad verd jalgadesse. Aort on selline ilus tegelane siin, mida on näha siis 3D rekonstruktsioonil, et enamasti aordi kuvamiseks on siis kompuutertomograafia kasutuses ja siin on lihtsalt näha sellised ilusad pildid, et milline ta nii-öelda 3D kujutuses välja näeb ja kuidas see toru siis ülevalt alla läheb järjest kitsemaks ja kitsemaks. Aordihaiguseid on mitu, on erinevaid, aga kõige nii-öelda olulisemad on ikkagi aneurüsmid ja dissektsioonid ja meil tuleb peamiselt juttu täna aneurüsmidest, natukene ka dissektsioonidest. Ja harvem on selliseid kaasasündinud probleeme, tihtipeale just, mis just lapse eas siis avalduvad, millega tegelevad kardiokirurgid valdavalt, infektsioone, et need, kes on arstiteaduskonnas õppinud, need kindlasti mäletavad, purgis oli see süfiliitiline aort, et see on selline elav mälestus. Penetreeruv aordihaavand, selline ka, et on ladestunud seda kolesterooli, kõike muud halba, mis siis tekitab sinna haavandi seest poolt. Nii. Kõhuordi aneurüsm, ehk siis AAA, tema lühend, on põhimõtteliselt selline juhtum, kus see toru, mis tavaliselt võiks olla seal 2 sentimeetri juures, on mingil põhjusel oluliselt ehk 50% suurenenud. Kõik 3 aordikihti on siis laiemaks läinud kogu see aort. Ja alates 3 sentimeetrist räägime siis diameetrist, räägime me aneurüsmist, enne seda tegelikult ei saa öelda aneurüsm, ja 90% juhtudest on ta allpool neeruarterid. Siin on näha selline ilus pildikene, kus on siis neerud ja see punane on aort ja kõhuort allpool neeruarterid on siis seal ilusasti näha kuni selle jagunemiseni. Nii, et väga hea küsimus oli enne, et miks uuritakse mehi selles suhtes. Meestel on haigust 6 korda rohkem reeglina. Ja riskifaktorid ongi siis sellised, mida saab muuta, mida ei saa muuta. Vanust ei saa muuta, meessugu nii ja naa, suitsetamisega ka, et seda saab muuta. Ateroskleroos saab muuta, geneetiline eelsoodumus, peab olema lihtsalt teadlik, hüpertensioon, hüperkolesteroleemia. Et need on need põhilised riskifaktorid, ehk siis tihtipeale ongi neid mitu, et ainult üks asi ei vii pahade asjadeni. Et kui sa oled 65-aastane täiesti terve mees, mingit geneetilist eelsoodumust ei ole elu sees suitsu teinud, kõik on tipp-top, tõenäoliselt on väiksem. Mis on veel oluline teada, on see, et geneetiline eelsoodumus on päriselt olemas, et kui oli isal, võib-olla ka pojal, olla natukene ettevaatlikum selles suhtes, perekondlik esinemine, ja kui on kuskil üks aneurüsm, siis tihtipeale on ka teine. Et kui patsient tuleb ja tal on põlveõndlaarteri aneurüsm, et siis korrektne on veenduda ka selles, et tal kuskil mujal sarnaseid pahasid asju ei oleks. Nii.
millal vajab see aneurüsm sekkumist, et üldiselt on nii, et kui ta on selline pisikene, jälgitakse, vaadatakse, uuritakse, hoitakse silma peal, aga kui ta on teatud piirini kasvanud, siis on õigustatud selline edasine tegutsemine sekkumise näol. Ja need mõõdud on erinevad, sõltuvad siis sellest, kas tegemist on meessoost isikuga või naisega. Ja meestel tavaliselt see aneurüsm kasvab 65. 70. eluaastaks selliseks pigem, et saab opereerida, aga naistel on see kasv ja see aneurüsmi teke natukene hilisem, ehk siis me väga ei näe 65-aastaseid naisi aneurüsmiga, et pigem näeme 85-aastaseid naisi aneurüsmiga, et see on ka üks nendest põhjustest, et miks see 65-aastane mees meid nii väga selles mõttes huvitab. Järgmine pilt on väga-väga ilus aneurüsm, et selliseid kaunitare me siis siin püüame ja opereerime. Et siin on näha, et lahtine operatsioon, meil on ilusasti käed seal sees ja see suur valge põhimõtteliselt nagu tiksuv pomm, seal on aneurüsm ja see on intaktne, ei ole veel katki läinud, soolestik on seal ka näha ja võrreldes meie kätega on see pomm seal päris suur. Mis on oluline aneurüsmi puhul, et nagu juba korduvalt mainitud eelnevate kõnelejate poolt, et ta on vaikne, ta ei anna endast märku, reeglina harva on mingisugune sümptomaatika, aga me teame, et ühel hetkel ta suure tõenäosusega läheb katki. Ja siin on selline tabel, mis siis näitab, et kui suur see tõenäosus on. Kui aneurüsm on 4-5, alla 4, see tõenäosus, et ta katki läheb väga pisikene, aga kui inimene kõnnib ringi 10 cm kõhuordi aneurüsmiga, siis ütleme nii, et ei pruugi seda ringi kõndimist väga kauaks olla. Mis on veel oluline, et kui me arstina näeme, et see aneurüsm kasvab kiiresti, et siis on nagu paha lugu, tuleb kiiremini midagi ette võtta. Ja väga palju EMO-st helistatakse, perearstid küsivad, et sees on trombimassid, mis me teeme. Et tegelikult mõned uuringud näitavad, et sees on trombimassid, tegelikult see on hea asi ja me ei pea üritama nendest trombimassidest ilmtingimata lahti saada. Nii. Siin on jälle üks väga ilus pilt päris elust, mis tegelikult on üsna selline dramaatiline, et kõhuordi aneurüsm on lõhki läinud ja veri on siis voolanud sinna, kus ta tegelikult olema ei peaks. Aga seda patsienti opereerisime erakorralisena ja kui ma õigesti mäletan, läks päris kenasti see asi, et sai jalad alla. Esinemissagedus. Tänapäeval see esinemissagedus on mõnevõrra languses, kuna inimesed ei suitseta nii palju, võtavad ravimeid ja piltdiagnostika on märksa levinum. Aga 90-ndatel tehtud uuringutes see esinemissagedus oli selline üsnagi suur. Kui see aneurüsm läheb lõhki, tõenäosus on 90%, et mäng läbi. Ja tegelikult on näiteks USA-s surmapõhjuste tabelis 13. kohal see asi. Nii, ja siis see oli nüüd jutt sellest, mis on aneurüsm, aga kuna aneurüsm on selline vaid üks haigustest, mis aorti ohustab, siis on olemas ka üks teine, et nüüd teeme asjad keeruliseks, et aneurüsm enam-vähem igaüks teab, et suur tiksuv pomm, aga mis on dissektsioon? Mina jätan meelde nii, et dissektsioon, sees on joon, ehk siis kihid aordil on lahti ja siin on näha, et selline nagu, ütleme, kaks poolikut on selle aordi sees, prepareeritud veresoone kihid lahti, 2 valendikku, siin on konkureeriv verevool, kas läheb siit, läheb sealt, aga ei lähe see veri sinna, kuhu ta minema peaks. Et see haigus on ikkagi oluliselt haruldasem, võib-olla nii noorel inimesel, kellel on teatud geneetilised probleemid taustal, kui ka siis vanemas eas, nendel, kellel on degeneratiivsed muutused, ehk siis aort on saanud eluviiside kõige selle tagajärjel mõnevõrra kahjustada. Teatud juhtudel loomulikult ka trauma. See slaid ilmselt huvitab ainult inimesi, kes on väga tihedalt selle probleemiga seotud, et kus kohas see rebend tekib. See probleem pigem on selline
aordi ülemise otsa probleem, et kõhuordis dissektsiooni üliharva isoleeritult. Veel üks ilus pilt, kus see dissektsioon võib olla, ülevalt alla, kogu aort, ainult ülenev aort, alanev aort ja tegelikult see dissektsioon on selline asi, millega veresoontekirurgid nii palju kokku ei puutu, et pigem on selline kardiokirurgide pärusmaa erakorraliselt see asi. Ja erinevalt nüüd kõhuordist, kui on aordi dissektsioon, et see olukord, mis viib dissektsioonini, see tõesti tuleb aeglaselt, kõik need muudatused seal tekivad aordis ja ühel hetkel tõenäoliselt, kui see rebend tekib, on ikkagi rindkere valu seljas, kõhuvalu, võib olla pulsside puudumine, ehk siis verd ei jõua sinna, kuhu ta jõudma peaks, kätesse, jalgadesse, neerudesse, maksa, igale poole. Ja aeg-ajalt on sellist alaeseme ägedat isheemiat, et annab üldse tunda ennast sellega, et jalg läheb külmaks, ei tunne, ei liigu. Ja paha asi on see, üsna paha asi. Mida kõrgemal see on, seda suurem on suremus. Jah, põhimõtteliselt perikardi tamponaad ja ruptuur on need asjad, mis siin võivad juhtuda. Sümptomaatikat natuke, et inimesi ikkagi natukene ärevust tekitada, mis siin kõik võib pahasti minna. Et jah, selline paha haigus on ka olemas, et seda ei tuleks, sellest tuleb varsti juttu. Kardioloogid räägivad, mida tuleks teha, et oma riske vähendada. Aga kokkuvõte on tõesti selline, et aordihaigust on hiiliva alguse ja vaikse kuluga, ehk siis me ei tunne neid. Ja kui me ei tunne neid, tihtipeale me ei tee midagi. Pigem leiame nii-öelda juhuleiuna kuvandamisel, et inimene läheb ala neerukivi kahtlusel, tuleb välja, et hoopiski kõhuordi aneurüsm on kaasuvana, see neerukivi on ka. Ja sümptomaatika teke järsk, selleks ajaks on prognoos juba kehvem, et kui ruptureerub, kui tekib see tõeline dissektsioon, no siis on juba natuke kehvemad lood. Hea on see, et diagnostilised võimalused olemas, on tegelikult ravivõimalusi, aga tegelikult iga inimene saab ise enda jaoks midagi ära teha, et selliseid asju ei juhtuks. Elustiili muutused, kui on see haigus diagnoositud, kui on teada, et suguvõsas on selliseid probleeme olnud. Kõik see on väga selline mõistlik tegevus. Nii, aga aitäh!